Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kõigile kinnisvarasõpradele. Esmaspäev on käes, kes meid laivis vaatavad, kes vaatavad hiljem, vaadaku hiljem, peaasi, et vaatate. Mina Ahto Kalda stuudios ja stuudios alati rõõmus ja tore ja abivalmis Rainer Olgo. Tere! Tere kuule. Täna me väga ei rõõmusta kuulajaid rõõmusõnumitega, vaid me räägime õudusjutte ja tänase saate põhiteema on esoteerika. See on õudne ilmtingimata võib-olla ei ole. Kas on ka naljakaid kummitusi olnud? Kas esoteerika võrdub kohe kummitus või esoteerika on midagi enamat kui lihtsalt kummitus? Mina mõtlesin, kui me see saadet siin nagu planeerisime ja et me räägime nagu nii-öelda kosmilistest või niisugustest seletamatud lood, mida ei ole võimalik teaduslikult seletada. Näiteks, et öösel keegi kraabib või keegi koputab. Ootus on ikka seal, ma saan aru. Ma ei tea, igal juhul ma olen kuulnud, et osad isegi ka tuntud ärimehed, enne kui nad kas või näiteks hotelli lähevad, nad hotelliruumi pendeldavad, nagu vaatavad, kuidas see energeetika on ja kui sobib, siis jäävad sinna, kui sobi, siis vahetavad nagu toa ära. Kas on selliseid üürnikke ja ostjaid ka olnud, kes tulevad pendlimehega koos? Ikka nagu tehakse mingid, aga tegelikult ongi niimoodi, et mingid kohad, see esoteeriline, et mingid kohad ongi sellised kohad. Et mingid kohal, ütleme ruum... Portaal, ja just, et ruumil on energia. See on uskumatu lugu, aga mingil ruumil on energia. Ma teen ettepaneku. Seksuaalne. Võib ka seksuaalne olla, jah. Et sa astud sinna ruumi ja sa nagu käivitud. Olla, jah. On sul ette tulnud? Tavaliselt inimesed käivituvad teatud kellaajal teatud asutustes. Ja. Ööklubides. Ööklubides on see sama portaal sees. Just, aga ma mõtlesin, et päris õuduslooni ei läheks. Ma räägiks See ei ole üldse õudne, see on meeldivad. Ma räägikski meeldivalt, et inimesed, et mina mõtlen, et esoteerika või see kosmose jutt on nagu see, et ega sul ei ole selle kohta teaduslikku tõestust ja seletust võimalik leida. Et ma räägiks ühest korterist, ühes linnas, millega mul on mõningaid kogemusi. See ei ole kindlasti Tartus. No, see linn on Eestis. Jääme Eesti juurde. Ja on üks korter, mis on siis kosmiline portaal. Nii. Kuidas see, mis seal juhtub, mis seal väljendub? Sinna... Kui sa nagu hakkad nägema seda, et sinna satuvad alati mingis mõttes ühesugused inimesed ja nad lähevad sama näoga. Ei ole. Sa ei näegi, et kui nad oleks sama näoga, siis sa saaksid kohe aru. Et kui sa pikalt jälgid mõnda korterit, Ja ma mõtlen jälle tahab India tüüp tulla. No näit, sul on mingi korter, kus alati nagu korter tõmbab mingeid inimesi, kui sa näed ära selle inimeste ühise joone, vaata seda raske näha, sest üürikorteri pool sa saad näha seda, aga kui näiteks müüakse mingid korterid korbuvad edasi. Nii. Et siis on ka võimalik näha seda. Miks seda müüakse? No just, et millise inimene näiteks sinna tuleb ja miks seda korterit kogu aeg edasi müüakse. Nii, põnev. Ja sellepärast tasub võib-olla uurida, et kes siin enne elas. Nii, et siis sa saad teada, et kas sa oled... Keegi ära tapetud. Sul läheb ikka nii, ma tahtsin ilusaid. Keegi ei palu. Küll me jõuame laigakvarterid, kus on keegi ära. Kusjuures meil oli ükspäev jutuks see, et kus on keegi ära tapetud. Mis on Tartus, ütleme, võtame näiteks Tartu. Nii. Tartu nimelises linnas on näiteks üks hoone, millel on sambad. Nii. Ülikooli peahoone. Selle all oli ju surnuaed. Oli või? Jaa. Aga ma ei teadnud. Seal, nii. Seal kummitab. No nii nad räägi. Aga tegelikult maailmati ümber. Et ei, ma lihtsalt räägin, et igal pool... Mina mäletan, me kunagi üks aasta vaatasime ühte korterit, mis asus surnuaias. Ja ta oli nagu surnuaia nurgas. See on nüüd ära müüdud. Ma näed, keegi ostis. Keegi ostis ja elab seal sees.
no aga vaat selle surnuaias korteris, sellel ei pruugi olla sellist ühendavat joont. Jah. Ja sa mõtled, et mis see, ja siis saab olla nagu, aga räägime sulle ühe korteri lahti, et siis küsi, et ma toon sulle näited, kes seal selles korteris, millest ma hakkasin rääkima, on elanud. Miks ta on sinna tulnud? Nii. Et seal on elanud minu teada vähemalt 5 üürnikku. Noh, igaüks on elanud paar aastat. Nii. Näiteks. Isegi hästi. Jah, on ära läinud mitte selle täiesti positiivselt põhjustada. Nii, et võtame nagu järjeks. Esimene üürnik oli üksik ema 1 lapsega. Nii. Läks lahku, tuli eelmise mehe juurest. Nii. Hiljem kolis oma lapsega 6 mehe juurde, elavad õnnelikult loodetavasti siiamaani. Järgmine elanik oli üksik isa lapsega, kes kolisid ka ära ja elavad ka loodetavasti, elas ka mitu aastat, elavad loodetavasti õnnelikult siiamaani. Sai uue naise? Jah. Nii. No selle sama, kes eelmine? Nad olid erinevad, nad olid erineval ajal seal elasid. Aga siis tuli mees, kes läks naisest lahku, elas üksise ja jõi hästi palju. Ahah. Ja seal nagu paari polegi olnud, kõik on üksikud olnud. Ja. Näed, hakkab tulema. Siis tuli mees, kes pandi jälgimise alla, kes oli jalavõruga. Tavaliselt sellist inimest üldse üürnikuks ei võeta, aga sinna ta sattus. Mis temal on ühist üksik emaga? Just. Ja ta tuli jalavõruga. Nii. Ja kus ta pärast läks? Läks välismaale töö peale, enam ei olnud jalavõru ja on peaaegu et korralik inimene. Minu teada viimastel andmetel. Siis järgmine. Nüüd ma olen öelnud juba. 1, 2, 3, 4. Ja, nüüd on 5. 5. Nii. Ja 5 siis oli selline käevalda. Läks lakku. Nii. Ja tubli mees, aga alkoholiprobleemidega. Ja läks lahku vist alkoholiprobleemide tõttu. Okei. Nii, aga kuidas seda, kas kutsud nüüd siis kodupuhastusele? Kunagi oli erinevates telekanalites kas oli päevasel ajal või oli ka mingi selline, kus tervendaja rääkis ja siis said tervendajalt tellida kodupuhastuse. Kas maaklerid vahendavad ka sellist, et energeetiliselt puhastatakse kodu? Ei, ma tahangi öelda, et see on kõiki nende inimeste... Mina ei usu seda. Jälle pärast ka nende inimeste ühendav joon, mis on. See on niideks ju nende elu mingi etapp lõppes ära ja nad alustasid, see on nagu kosmiline stardikut pea ette ja taru. Nüüd kõik õnned, selles mõttes oli see koht, kuhu sa pidid minema, uued selgustada. See on sama nagu minu korterit müüsime, et siin sai Ahtokalda rikkaks. Sama teema, et sa said. See 2-toalises. Kes see lõstas peale? Üks vanem daam, kes üürib seda edasi. Ta oli juba ka rikas. Ta oli juba rikas. Ma arvan, ta sai veel rikkamaks. Siis ongi nagu turunduses hea kasutada, et siin on nagu stardipausmiline, et on tulnud nii jalavõruga kui ka üksik lapsega ja kõik on saanud õnnelikuks peale seda korteri. Lihtsalt kõiki neid ühendab see, et nende elu algas seal uuesti. Ja ma panin seda alles hiljem tähele. Ma panin 10. Siis on väga hea müüa seda. Et seal argumendiga vaja. Aga sinna tulevad, mitte keegi teine, mulle ei sobi. Sinna tulevad ainult sellised inimesed. Ta on täiesti tavaline korter, ta ei ole midagi nagu kole, ta ei ole kole või tal ei ole ühtegi nagu reaalselt vaadeldavat põhjust. Võib-olla ainuke asi, et ta tundub nagu ajutisem, et kas ta võib kellegi, aga samas ühetoaline korter võib olla ka lõplik kodu, on ju? Loomulikult. Aga ta on alati ajutine, et seal üle 2 aasta keegi ei ole. Okei. Aga kohe ka keegi. Äkki hind tõuseb, sellepärast nad kaovad ära. Aga räägime mõne õudse loo ka, see oli nagu tore. Aga see oli ju huvitav. Jah, või see oli väga... Selline stardiplatt. Ja. Nii, ja teine põnev lugu siis. Mina võin ka veel rääkida ühe õudusjutu. Ma kunagi üürisin ühte stuudiot, heliklippide tegemiseks stuudiot, kus terve maja kummitas. Ja sõna otseses mõttes kummitas. Ja enne kui mina tegin sinna stuudio, oli seal hambarabi kabinetid olid ja nemad ka üle aasta kestnud ja ma pärast hiljem nägin neid samu hambaarste ja küsisin, et mis teil juhtus või mis te nii vähe nagu olite seal. Hambaraviks ikkagi ruumid ju ehitatakse ikka täielikult ümber, seal on kõik need eraldi kanalisatsioonid, eraldi ventilatsioonid, mida iganes suured investeeringud ja miks nad aasta pärast ära kolisid.
mõtlesid ka, et kummitus. Vot see võiks olla niisugune kinnisvara ärimehele võimalus, et sa ostad nii-öelda päriselt teadaolev kummitava, selline puudus, eks ju, mis sul on mingisugune inimene, kes kummituse siis nii-öelda aitab rahule. Aga kusjuures mul käis seal inimene. Ja see inimene ei saanud hakkama. Ei saanud hakkama, sest see oli ikka päris õudne, et seal asjad tegelikult ka päriselt nagu liikusid. Ja üks kummitusega tegeleja tuli Tallinna spetsiaalselt kohale, panin küünlad põlema ja läksin kohta, kus see kõige aktiivsem tegevus oli. Ja ta jooksis sealt välja ja ütleski, et täitsa õudne. Ei olnud piisavalt hea. Võib-olla see kummitus oli piisavalt hea. See on nii tugev kummitus. Nii tugev ja eks see oli ka üks põhjustest, milleks mina nagu ka põgenesin seal ikkagi lõpuks ära. Ja. Päris õudne. 90ndate üks selline maffia kohtade või ütleme maffia kogunemispunkt oli too maja ja pärast tuli välja, et sinna majja betooni sisse oli nii mitmedki laibad 90ndatel nagu maetud. Ma ei tea, mis see aitab. Aga igal juhul üks tervendaja ja tuntud tervendaja ei aidanud, kes nagu tuli sinna puhastama. No vaat, see on nüüd kinnisvara puhul on küsimus, et kas see nüüd on varjatud puudus. Jah, vaat ei tea. Et elada nagu selles mõttes nagu ja see ei tundunud ainult mulle, see oli siis enne mind eelnevatele üürnikutele ja kusjuures üks, mul äripartner ka tollel ajal oli samamoodi keegi seal ööbida nagu vabalt kaines olekus ei suutnud. Purjus peaga sa ajad juttu ja räägid ja oled oma. Ei oskagi selle peale nüüd, vaat sellised, ma ei tea, kas me peaks nüüd, mis me nüüd tegema peame. Seal ei annagi midagi teha, jah? Tegelikult oleks muidugi, mina isegi ütlen, et ma ei tahaks võib-olla torkida, et mul see nagu nii-öelda positiivne portaal. Ja nagu mulle, nagu mõttena meeldib, aga see negatiivne, et see võib olla kaunis suur töö. Negatiivne on. Ja kusjuures rääkides näiteks sellest, kui me enne me võtsime selle minu ühe 2-toalise objekti, millest me rääkisime eelmine saade, mille ühesõnaga seal oli üks üürnik, kes üle 2 päeva ei saanud olla, ütles, et seal kummita. Ja ükski teine üürnik ei enne teda, ei peale teda, ei mina, kes ma olin seal mingi 6-7 aastat elanud, ei tundnud midagi, aga tema tundi. Selleta see lahti, ära maakleja. Tegemist on pseudoprobleemidega. Võib-olla. Vahepeal on inimese peas. Vahet pole, kuhu kolib, kummitust tuleb järgi. Mina selle teie 90. maja puhul, ma olen ka seal käinud. Sa oled ka tundnud? Aga ma ei tea, vaata see, mis mina tundsin, et see võib olla nagu väga palju loeb ka see, mis ümbritsevad inimesed räägivad. Ja mina teadsin nagu ette, et oi, seal all keldus on. Sa juba teadsid, jah? No jah, mina ei teadnud. Teadnud võib-olla oleks rahulikult läinud. Aga kusjuures mina ei teadnud ja ma läksin rahulikult ja siis pärast lihtsalt hakkasin uurima, mis seal oli ja siis tuligi välja. Ja päriselt oli. Ja on olemas sellised kummutused. No kinnisvarad võivad olla sellised puudused ka. Aga kas see, kui ikkagi ostad endale korteri, ostad maja ja seal kummitab ja lähed siis notari juurde tagasi, et tahed tehingut tagasi pöörata, et tegemist on varjatud puudusega. Kas see on siis varjatud puudus? Minu teada ei ole siiamaani teaduslikult suudetud tõestada. Ei ole tõendeid kummituste kohta, päris tõendeid, et niisugust korduv, et kas sa nüüd, see oleks ju tore, kindlasti on neid huvilisi, kes tahaks seda tõendada. Ja see kohtuprotsess oleks selles mõttes, seda me läheb kohtusse selline notari juures, et mina... Advokaadid saavad tunde juurde kõvasti. No just, et sa tuled näiteks minu juurde, et härra Maater ostsin sellise, et soovita advokaatiks, sul on meil kõrvalpeos on tuntud advokaat, et ja siis läheme... Suhte paimudega. No ja, et ütleme, et näed, et selline asi, et tõendeid leida on maru keeruline, ega sa näinud ju ei ole. Sa ütled, sa tunned, kuuled, ukse link käib. No siis, äkki oli tuul, äkki kujutad ette. Aga mis me enda jälgijatele nüüd siis, mis nõu anname? Me kummituse vastu. Hästi tore, aga miks see kummituse vastu? No me esimene lugu, mis ma rääkisin, oli nagu, et õpid nagu nii-öelda kosmiline portaal, et seal mõeldes kummitustega pistmist on, ja kui sa suudad näha
mis päriselt on, kasuta seda lihtsalt. Aga nüüd selle, see sinna võiks ka ju teha mingi, kusjuures sinna võiks ka ju teha, inimesed ju käivad põgenelistubades ja see oleks reaalne põgenelistuba, kõik käiksid võib-olla kaugelt ja kaugemalt ja veel kaugemalt ja Euroopat ja kujutad ette, mis nende kummitustega seal majas siis juhtub lõpuks, et nad palka ju ei saa, nad on lõpuks nii väsinud, et nad peavad kogu aeg töötama. Ja siis nad ei viitsi enam kummid. Ja siis nad lähevad minema ja see äri kukub läbi ja siis võib sinna hambaravikabineti tagasi. Ja kusjuures ma lõppu ütlen ühe korra veel, et meil oli ju helistuudios ja me tegime seda, mis tuntud telesaated igal pool on, National Geographicus ja me salvestasime seda kummituse häält ja kuni salveski seda see oli päris hea. See oli päris kummitus. Aga järgmine nädal lähme natuke huvitavamate ja paremad. Räägime päris asjadest, see oli ikkagi, jätame meelde, esoteerika saade. See oli kõik, mis me siin rääkisime, ei pruugi olla võib-olla päris tasu uskuda. Tõde, aga igas naljas on terake tõtt, nagu minu tark seda rääkis. Jah, nagu mina ütlen. Aga kena nädala jätku kõigi. Just, ja magage rahu. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.